Nii, tulin ka raudta. Mul on siit vaja seda, ma ei tea, mis selle asja nimi on, mingi veranda katuse, mingi plastik. Ma pean hakkama ehitama täna, aga kuidas ma teen selle uuest tööd, kui vihma tiputab vaikselt. Ma vaatan, mis saab. Et midagi tahaks teha ikka. Ma vaatan, kas ma teen tööl katusalust, mis mul sealt välja hakkab sõitma, või ma lähen Nõmmel ikkagi ja teen seal seda Oldeni kodukest, pesakest siia ette. Aga ma käin praegu siit läbi ja toon asja ära, vaatab, kas see autosse mahub. Kaarautos käidud. Ostsin seekord pruuni värvi seda katuse plastikut. Muidu mul oli läbipaistev, mõtlesin ostan läbipaistvat juurde, aga kuna ma pean nagu nii suure tükki ostma, siis ma poovitsin siukest värvi. Katusel äkki natuke rohkem stealth mode ka, et ei paista nii hästi silma, kui pruuni värvi on. Et ma arvan, ma praegu lähen tööle, teen selle katusaluse valmis ja siis ma hakkan Oldenile pesa tegema Nõmmel. See ette, kui ilm lubab, kui ta väga hullult ei hakka sadama. Praegu õnneks on vaikne, ei tibuta ega midagi. Aga siin on nii kitsas. Ma ei tea, kuidas ma siin sõidan niimoodi. Ma loodan, ma jalgu ära ei murra. Õnneks on vaja ainult ööl sõita, väga pikk sõit jälle. Aga tai! Ma ei saanud minemagi siit kaarauto parklast, sest siin oli nii kitsas. Ma nüüd tõstsin sealt selle ülevalt peale, selle tagaluugi peale, plastiku peale. Nüüd on vähemalt normaalne, nüüd on nagu jalaruumi ka siin. Enne ma ei oleks mitte kuskile sõitnud lihtsalt. Aga proovi äkki teine katse aitab nüüd või õnnestub ja saab minema sõita siit. Panime selle mehega vaselini külge. Ja nüüd käib libedalt asi, on ju. Aga need plaadid oleks ka vaja siia vahele lõikuda. Pussu, miks sa lasid nii? Mina lõikaks ta siia niimoodi terves pikkuses. Ma ei saa, ta ei sõida. Teist pidi, vaata on sul siin allpool. Siin allpool on. Mis tõmbadki välja ta siit. Sest kui sa paned silikumene ja sul vihmas ajab, sul ju lükkab ta minema sealt, vaata, raskusega. Aga kui ma panen siia selle alla poole, et keeran teist pidi, siis koguneb kõik vesi siia tekib basseini. Teed väiksed augud. Siis ta libiseb pähe mulle vesi. Jah. Siis ei ole mul sellest kattest kasu. Ma pean ikka selle vahele panema. Teed siia väiksed augud ja vesi jookseb välja siit vaid. See ei ole nii hea mõte, võib-olla. See jääb ikka. Tükk nagu selles mõttes see, et sul ei ole kuskile paindumist. Praegu sa lõikad siia vahele, et sul võtta tipp klõks. Ei, ma panen kõvasti ta kinni sinna. Siis pead panema mingi klambrit siia. Klaasiliim hoiab. Nii et klaasiliimiga. Nüüd ma hakkan seda suur tükki seal tükeldama. Mõõtma ja tükeldama. Kahjuks jah, ma oleks tahtnud selle plaadi peale panna ja siis märkida siin ruudud sees ära, lõigata välja ilusti. Aga no võib-olla saab ikka teha nii. Jah. Head aega, Pussu. No ja nii. Milline tükk see on siin tagumine. Praegu luua. Aga jah, esimene tükk saab filmi osta nendele. Nii, ma tegin need puhtaks siin, lasin käiaga üle, värv hakkaks peale. Nüüd ma puhastin one-shotiga ka ära. Ja nüüd ma lähen toon värvi ja kuuma puhuriga. Lasin värvi peale ja kuuma puhuriga, et nad kiiremini ära kuivaks. Need on kuivanud. See on enam-vähem kuivanud. See läks persse siit, et see ots kuivab sellel. Aga neid ma kasutan selleks, et ma panen nad siia peale. Lasen kruvidega otsast kinni ja siis teiselt poolt panen selle plastiku katuse vastu ja lasen kruvid läbi pleki siia. Siis ta äkki jääb paremini hoidma. Muidu ta äkki lendab vahelt ära. Kuigi siit jäävad need
siitpoolt jäävad need kruvi otsad välja, aga ma arvan, et sellest pole nii hullu. Vaatab, et kui väga hull teravaks läheb, siis lõikab natuke lühemaks neid. Aga ma hakkan neid praegu siin külge kruvima. Vaatame, kuidas jääb. Panen siia ka selle kahepoolse teibi, et see plekk siin ei hakkaks plärisema. Ma lasin augud ette ära 4 kohta. Kõik on pandud. Nüüd hakkame panema plaate paika siia. Ma panin lõpuks 5 kruviga, teebid alla ja nüüd lähevad plaadid peale. Siia tegin plaadi juurde, mis kuna see on nii lühike siin ja altpoolt on siuke, et noh, siin on need kõik jält väljas, aga ma arvan, et see ei ole väga hull, sest ta on suht kõrgel. Aga nüüd läheb kõik siuksed vahed lähevad hermetsi täis, siis on ilus ja siis külge panna. Küljes sain ülivinge lindiga või käepideme. Jumala hästi sobib. Okei. Ongi valmis. Nii. Siis sõidab siia vahele, on ja siin on need siinid hakkavad. Jube sitalt sõidab ikka väga siit. Siit toetab tagaluugi peale. Et ma siia mingit jalgu alla ette ei teegi. Et lõbiseb siin. Aga siuke, nüüd läks päev raisk, ma pidin siin ette Oldenile kodu tegema pesakest. Aga sain hoopis selle valmis. Vaja see teha oli nii. Võit nagunii. Äkki ma jõuan täna veel vineeripoodi ja ostan vineerplaadi vahtara. Saab siin pühapäeval millalgi teha. Aga selline see jäi. Täitsa ving-songs. Võiks natuke kergemalt sisse käia, aga muidu on jumala viisakas. Tõmbasin selle siit veel rihmaga kinni ka, kuigi vaevalt siis kuskil tuleb, aga igaks jõuks. Ja võtan siit selle, et kuidas see siis jääb siu luugi vahele, siis ta ei lenda kuskile. Ja hakkasin ringi lendama. Nii, väga hea. Tugevalt kinni. Nüüd proovime vineeri veel täna saada. Nii, jõudsin Nõmmele. Kell on juba 4 läbi 2 minutit. Päris kiireks läheb. Ma loodan, et see vineeri maailm on... Kuradi autokaamera. Ma loodan, et see vineeri maailm on lahti ikka mingi kella 5 vähemalt. Saaks seal selle kätte, selle vineerplaadi täna. Ja siis oleks juba täitsa hea. Praegu nüüd ongi, et ma lähen hüppan Daatsiasse ja Daatsiaga sõidame siis sinna. Holdeni magamisaset hakkan tegema. No ma tean seda. No, mis küsid siis? No ma ei saa, ma pean filmima ju. Mul on vaja filmi teha. Ma teen dokumentaalsarja. Varsti näed mind ETV-st ja Kanal 2-st. Võib nüüd rääkida või? Võib nüüd rääkida või? Nüüd on materjal olemas lõpuks. 2 vineeriplaati. Et ma hakkan siin vaikselt mõõtma ja lõikama. Et plaadid on sellised, kellel neid vaja on. Sellel junnil seal kaugel. Holden! Vot sellel junnil. Ja jah, egas midagi. Eks ma hakkan pihta. Hops, hops! Liiga kõrge või? Ta sai see peale, aga panin innuga vastu seda ikkagi. Aga kuidagi peale parkuurisin.
ma ei tea, ta kaldtee pealt küll siin käima ei hakka igatahes. Et vaatame, kus välja saab. Tule välja, tule, hops. Ei, ta vist ei hüppa siit. Praegu liiga sketšipind. Tõstan ta välja. Ma ei saa olda nüüd välja sealt eest. Nii et tule siia, tule. 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 Ja, tubli poiss. Mine välja, hops, välja. Ei, vitti siit poolt. Mis ma teen nüüd? Mis ma teen sinuga nüüd niimoodi? Holden. Tule siia. Tule, hops. No nii. Niimoodi ta kätte saab. Aga ma pean selle ikka, ma ei tea. Ma pean vaatama, mis ma teen sellega siin. Kas ma jätan ta. See on liiga madal, sest ma arvan, see hakkab siit kohe vastu seda olema. Veits võiks kõrgemal ikka nii kõrgel umbes ära tulla. Aga ma ei tea, kuidas ta see peale hakkab tulema. See on suht kõrge ja siuke halb järsk hüpe. Siin peab midagi välja mõtlema. Ma teen praegu, mõõdan siin kohad ära, kus ma lõikama hakkan. Ruumi vist enam-vähem on muidu. Lõigatud. Nüüd vaatame, kas kokku ka tükid sobivad. Nii. Siin on need jubinad, mis ma selle suure plaadi külge nüüd pean laskma. Need ei ole üldse ilusad selles mõttes, et ma ei hakanud siin mingit täppistööd tegema. See on siuke kiire ja lihtne lahendus. Ei viitsi väga vaeva näha. Ei ole nagu nii palju seda vaja ka. Kuule, ära mine sinna, tule siia. Tubli poiss. Nii, aga ma panen kaamera uuesti uute kohta ja hakkan neid kokku laskma ja Holden just lõhkus siin selle... Mis sa tegid praegu? Mis sa tegid? Lõhkusid ära või? Ei, teda ei koti miski. Aga ma hakkan kokku neid kruvima. Lähen otsin kruve ja vaatab, kas saab kokku ka. Nii, käisime kaarautos. Ostsin siukest nurka, et liiga lüdiks jääks või värk siin. Kus selle said üldse? Igatahes käisime kaarautos. Teeme nurka metallist, mida kinnitada. Kruve, veel kruve ja ühed torksi otsad ka 3 tükki. Ja ma lasin kokku ja siis valmis põhimõtteliselt. Seda ei söö. Tahad ka tööd teha sinna? Aku sai tühjaks ennem täiesti valmis saamist. Aga no põhimõtteliselt ta ei lähe ikka siia. Et ma pean siit väikse sälgu sisse tegema. Umbes märgin ära koha. Ja siis... lõikan välja ja vaatan. Ma ei pööra seda nagu niimoodi see sisse ära, kuna on suht kõrge ja iste peab pärast nagu vajuma. Aga davai, teen selle märkimise ära ja lõikan välja. Siia peab mingid jalad alla mõtlema. Muidu ta hoiab niimoodi lössi. Aga seda teeb vist mingi teine kord. Praegu on siuke hea. Kui siia nüüd teha mingid puiduklotsid alla panna, et hoiaks niimoodi, siis oleks nagu hea. Täitsa vingsonks. Nüüd ma tegin küll siin mõttetut tööd. Holden juba ise ronis siia, siis kui voodi paigas oli, siis ta tuli see alla. See on sinu kodu nüüd. Kus sa pasaseks oled saanud? Maga, jah. Leidsin klotsi.
Siuke on täitsa hea. Mul ei ole sellega seda millegagi täna lõigata, nii et ma arvan, ma lasen isal selle välja lõigata töö juures. Ja siis on põhimõtteliselt valmis. No, see on siin. Pärast ma tõstan selle siia taha istvale, kui me reisul oleme. Ja oi, siia lähed need. Vot, aga ma arvan, praeguseks on kõik jälle. Mul on, pole siin midagi teha, Holden ka väsinud juba. Ta tahab ka koju minna. Aga jah, ma ei tea, ega siin ei ole midagi. Vaatame, mis edasi hakkab saama enne reisi veel. Tšau! Viimasena asjana voodil, Holdeni voodil. Ma lasen kõik need ääred nüüd ümaraks. Ma ei hakka siia mingit pehmendust panema. Et kui nad siuksed ümarad, mitte teravad ei ole, siis juba peaks ju hea olema. Ei hakka siin neid istmeid sööma. Ja siuksed klotsid on siin all siis. Et siis on see alus sirgelt. Ta ei vaju lohku ja Holden saab hästi magada. Vot, panen kaamera püsti ja hakkame ääri ümaraks tegema. Vist on tehtud, ma korra proovin ta külge. Aga ma tegin siuksed otsad, no siit käib rooli see osa. Siin on armatuuri pool, aga seal ta ei tohiks vist vastu minna. Ja see pool on siis see, mis on istmete pool. Et ma tõstan ta sisse ja ma vaatan, kas ta käib kuskilt vastu või mitte. Noh, täitsa normaalne. Et siin ta on klotside peal. Ta on natuke ikka viltu, aga iste siit äkki saab, vajub piisavalt heaks. Sellega on siis äkki kõik. Noh, mingid plaanid lõpp nagunii jooksnud juurde veel, aga jah. Ikka päris lõpp oled siis nagu ikka. Leave a like, subscribe and share. Ja siis me oleme võitjad kõik koos ju. Tšau!